No tšau! Mulle tundub, et värav 14 video kõnetas päris paljusid, seega teeme proovi. Räägime nüüd natuke lähemalt väravast 34. Sakraalkeskuse ainus värav, mis on aseksuaalne ja mille ainuke funktsioon on väestada indiviidi ennast ehk siis sind. Värav 34 saab siis olla ühendatud 3 erineva teise väravaga, Põrnakeskuse 57. väravaga, Identiteedikeskuse 10. väravaga ja Kõrikeskuse 20. väravaga. Mis tähendab seda, et 34-57, ma võib-olla alustangi sellest, et ma räägin sulle natuke nendest kanalitest. 34-57 on kõige kiirema reageerimisvõimega kanal Human Designis üldse, mis tähendab seda, et siin on just nimelt see, et võitle või põgene, tardumine läheb ka siia alla, aga valdavalt selline võitle või põgene ja 34-57 on sisuliselt, teate siis kui kiskja, kui nagu kiskja tuleb kuskilt, on ju, siis see on nüüd nagu see esimene gasell, kes tabab ära, et kiskja on tulemas ja läinud tangi, on ju, ja siis mis karjast saab, saab, mis saab, on ju. Et 57-34 kiiresti esimene ja ajendatud just nimelt sellest, et jääks ellu. Tegelikult tänu just nimelt 34-57-le jääbki indiviid ellu, individuaalne ellujäämine ja võime väga kiiresti reageerida spontaanselt, tuginedes oma instinktidele, potentsiaalsetele ohtudele keskkonnas. See tegelikult tähendab ka seda, et siin on võime väga kiiresti ka mingeid asju ära teha ja väga kiiresti, väga spontaanselt elus edeneda, tuginedes oma enda intuitsioonile. Nüüd 34-10 on niisugune paras trikikas ja tegelikult võib-olla siin on hästi hea ära mainida, et isegi siis, kui sul selles jadas on igasuguseid ripakil olevaid väravaid siis, ja mitte 34, siis tegelikult 34 mängib oma rolli ja 34 mängib väga suurt rolli ja kogu see nelik erinevates kombinatsioonides on erakordselt individuaalne. Tegemist on individuaalse tsentratsiooniga, mis tähendab seda, et kogu see jada sinu sünnikaardist tähendab seda, et sa oled orienteeritud olema iseendal omaenda loomingule. Sa oled unikaalne indiviid ja sa oled siin selleks, et erineda, et rikastada maailma enda unikaalsuse, enda individuaalsusega ja sinu elu on sinu kõige suurem looming. Ja läbi selle, et sina oled sina ise, sa tegelikult saad rikastada, mõjutada ja muuta ka maailma, sa saad elada päriselt eeskujuna, päästava eeskujuna teistele. See on erakordselt oluline siin ära mainida. Ehk siis see energiaahel on loodud olema teatud mõttes isekas, ehk siis orienteeritud ennekõike iseendale, mis tähendab seda, et kui sul on sellest jadast kas siis mingeid muid kanaleid või siis ripakil väravaid, siis palun aktsepteeri enda puhul ka seda osa, mis ongi loodud olema orienteeritud iseendale. Nüüd 34-10, 10. värav mängib hästi olulist rolli kogu selles jadas. 10. väravas elab unikaalsus, individuaalsus, rolli värav tegelikult ka individuaalsele käitumisele ja 10. värav, see sihuke enesearmastus, elu armastamine, iseendana elamise armastus. Nüüd see, kas sa oled iseenda kõige suurem fänn, kas sa oled nagu nüüd see inimene, kes usub endasse kõige rohkem, kes sa päriselt väestad iseennast või siis oled sina iseenda kõige hullem kriitik, tõmbad endal pidevalt selle vaiba alt ära ja õõnestad omaenda jalgealust, ründad ennast kõige jõulisemalt. Et see nüüd on 10. värava teha. Siin võib olla retsilt ennast võrdlev teistega ja kui sa nüüd hullult kritiseerid ja võrdled ennast teistega ja võrdled ennast pidevalt allapoole, siis ilmselgelt sa siit midagi tõeliselt märkimisväärselt ei loo. Nüüd teise poole pealt 34-10 ja tegelikult ka see järgmine jada, mis sealt läbi identiteedikeskuse liigub, ehk siis 25-51, on kõige konkureerivam energia Human Designis üldse, mis tähendab seda, et 34-10-ga võid sa ennast ka võrrelda pidevalt, justkui nagu pidada ennast paremaks kui teised ja tunda vajadust konkureerida ja konkureerida just selles võtmes, et olla esimene, olla kõige kiirem. Tegelikult 34 on evolutsiooni võtmes olnud hästi-hästi oluline, sellepärast et tänu 34. väravale on tegelikult inimolend ennast nii-öelda nagu püsti ajanud ja 34 tegelikult annab ka tohutu sisemise jõu, et ajada ennast püsti ka siis, kui sa nagu kukud läbi või saad haiget või käid käpuli. Et siin
võib olla ka potentsiaal või sihuke nagu sisemine mingisugune kärsitus, edeneda kiiresti, teha ära asjad lihtsalt väga kiiresti, see on 34 on erakordselt kärsitu ikkagi 34-20 manifesteerivate generaatorite kanal, ainuke energia, mis on või ainuke kanal, mis vähendab sakraalkeskust kõriga, et 34-10-ga on tegelikult hästi oluline silmas pidada seda, et kas sa päästad iseennast, kas sa konkureerid teistega või kas sa pidevalt nii-öelda saboteerid iseennast, võrdled ennast teistega, pead ennast kehvemaks ja tunned, et aga milleks, teised juba teevad, teised juba on, mis mina, on ju. Et kõige edasiviivam ja konstruktiivsem väljund siin on ikkagi see, et sina lood omaenda elu. Sina panustad oma vitaalse elu energia, oma tähelepanu enda unikaalsesse loomingusse ja teised võivad teha, mida iganes nemad teha tahavad. See on edasiviiv. Mitte niimoodi, et sa nagu küünarnukkidega paned teistele ja iga hinnaga püüad võita igas mängus, vaid et sa lihtsalt ajad omaenda asja siin maailmas. Nüüd 34 hakkab mängima väga olulist rolli lähiaastatel ja ka selles muutuses võimalik, et sa äkki oled kuulnud juba 2027 suurest muutusest, on ju, et me liigume individuaalsesse ajastusse ja siin on laias laastus 2 varianti, kuidas see välja mängib. Ehk siis ühest küljest, et me kas kõik saame unikaalsete indiviididena rikastada seda maailma iseenda oma loominguga. Ehk siis sisuliselt sina lihtsalt elades iseendana, väljendades ennast sulle omasel unikaalsel moel, käitudes just nii, nagu sina oled loodud käituma, tehes seda oma asja, nii nagu mitte keegi teine seda teha ei saa. Rikastad sina keskkonda enda ümber. Näitad inimkonnale, mis veel on võimalik. Innustad ka teisi jalgu alla ajama ja minema omaenda teed iseendana. Ja isegi siis, kui nad alguses alustavad sinuga konkureerides, nad vähemalt ajavad jalad alla ja hakkavad ennast liigutama ja kõik võidavad. Et me võime liikuda ühest küljest väga päästavasse ajastusse, kus me lõpuks saame kõik olla need, kes me oleme. Ja ma tean, et see kõlab väga idealistlikult, aga teine äärmus on see, et jõuline konkureerivus, kus nagu ajendatuna hirmust, et kõike ei piisa, et tulevikus ei jätku kõigile kõike, me hakkame hästi jõuliselt teineteist ründama, ehk siis see hunt sööb hunti ajastu. Et teine pool sellest energiast võib olla see, et ma ründan esimesena, et nagu elimineerida potentsiaalne oht juba eos. Ja see on see, kus me inimestena muutume ohtlikuks teineteisele, et loomariigis, ütleme nii, et huntide keskel hunt hunti ei murra. Et välja arvatud siis, kui on see positsiooni pärast alfad võitlevad omavahel, on ju, või alfale esitatakse väljakutse, aga hunt hunti ei murra, inimeste maailmas on teistmoodi. Et ma tean, et see kõlab hästi idealistlikult ja mul endal on 10-57, mul 34. väravat ei ole. Ma olen selle energiaga väga palju pihta saanud isiklikult. Et see idealistlik osa minus väga loodab, et vähemalt osa meist läheb seda päästavat teed, et saab ka teisiti, mitte toore jõuga läbi surudes. Muide, 34. värava sihuke varjupool ongi see, et ma panen kas või toore jõuga, ma surun läbi ükskõik mis hinnaga. Ma tahan, et see jõgi voolaks üles mäge ja ma teen ükskõik mida, et panna need jõed voolama endale sobivas suunas, endale sobiva kiirusega, on ju. Et see punnitamine, toore jõuga läbi surumine elab siin varjupoole peal. See, kus sisuliselt indiviid, inimene, üksik inimene läheb vastuollu terve eluga. Ja siit läheb asi väga-väga raskeks, et kui vastanduda elule, hakata nagu suruma läbi elu, siis elu muutub väga-väga-väga-väga-väga vägivaldseks. Et 10-34, see võime päästada iseennast, et sellest enese usust piisab. Ei ole vaja mitte mingit välist aplausi, mitte kellegi teise usku, vaid piisab sellest, et sina usud endasse. Nüüd 34-20, nagu ma siis juba põgusalt mainisin, et ainuke kanal, mis kvalifitseerub manifesteerivate generaatorite kanali alla, et manifesteeriv generaator saad sa olla siis muidugi mitut erinevat moodi ja väga tihti manifesteerivatel generaatoritel ei ole seda kanalit, vaid on hoopiski sakraalkeskus defineeritud ja mingit muud jadapidi siis mõni muu mootor hästi tihti.
emotsioonid ühendatud kõrisse, aga kvalifitseerub 2034 ainsana manifesteerivate generaatorite kanali alla, mis tähendab seda, et tegemist on kõige sellise vahetuma ja samas ka kõige reaktiivsema energiaga. Et 2034 vastan kohe, vastan spontaanselt keskkondlikule mingisugusele kas triggerile või impulsile. Et kohalolu on siin hästi-hästi oluline. Üks asi, mida ma olen väga palju rääkinud inimestele, kellel on 2034 või siis kogu see rägastik, on see, et hinga enne kui ütled, hinga enne kui teed. Et natuke maha tõmmata seda reaktiivsust. Et see energia võib olla kas nagu väga-väga väestav, et see muudab tegelikult inimese väga karismaatiliseks, kui sul on 2034, sa oled väga silmapaistev, su sõnadel on tohutu jõud ja energia taga. Sul on võime nagu tabada täpselt õiget hetke, öelda õigeid sõnu õige energiaga niimoodi, et need liigutavad mägesid. Sa saad olla nagu tõeliselt selline väestav eeskuju kõigile teistele ja just nimelt läbi selle, et sa nagu äratad nad üles ja sinu sõnad saavad nagu puudutada teise hinge ja anda talle jõudu, et tõusta püsti ka siis, kui ta on nagu täiesti siruli maas. Et 2034 on vast üks mitmest erakordselt kaasahaaravast energiast. Sa paistad silma, sa oled siin selleks, et oma sõnade, oma eneseväljendus, oma loominguga paista silma. Nüüd teise poole pealt võib siin olla väga reaktiivne, väga palju lammutada ja lõhkuda. Ehk siis olla hästi hooletu, valel ajal, vales kohas, liiga suure jõuga. Näiteks, et siin on see, et ei hinda oma enda jõudu. Et kusagil sa nagu paned tohutult suure jõu taha, lõhud ja lammutad ja teises kohas tegelikult siis nagu hullult tõmbad tagasi ja ei vasta üldse objektiivselt olukorrale. Et kohalolu on siin hästi-hästi oluline. Hästi oluline on olla päriselt kohal. Märgata seda, mis toimub, märgata seda, mis keskkond tahab ja vajab ja siis vastata sellele, mitte algatada oma kärsituse pealt, vaid vastata sellele, mille elu päriselt kohale toob ja vastata objektiivselt sellise täpselt õige jõuga ja õiges hetkes. Et nagu sa juba saad aru, siis 34 on inimkonna jaoks erakordselt oluline energia. See tõeliselt ennast ja teisi päästav kvaliteet elab siin. Ja küll oleks äge, kui ka võib-olla kas või mõni nendest sõnadest siin kuidagi innustab sind natuke rohkem hoidma tähelepanu iseendal ja väestama ennast sellisel konstruktiivsel edasiviival moel, kus su fookuses oled sina ja sinu looming ja lihtsalt sellise kõrvalsaadusena puudutad ja liigutad sa ka kõiki teisi enda ümber. Ma täiega loodan, et miski siin innustas sind üha enam minema oma enda teed ja võib-olla seeläbi siis ka kuidagi inspireerima kedagi teist. Ja kui ka keegi teine hakkab ennast võrdlema sinuga või püüdma sinuga konkureerida, siis come on, see ei ole tegelikult sinu enda asi, see ei ole sinu asi. Sina aja ikka oma enda asja siin maailmas. Ägedat teekonda sulle!